Videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi siin ja raske aeg on käes, ei ole midagi parata, seda oli näha juba eile ja mine sa tea, äkki on näha ka homme. Sellepärast, jah, ega see lõualuu eriti liigu, aga ma tänan kõiki, kes meid on toetanud ja kes veel toetavad, sest ilma teieta oleks vaikus juba ammu maa peal. Olge te tänatud. Ja täna on stuudios, nagu me teame, herr doktor Viktor Vassiljev ja hakkan kohe küsima. Viktor, ütle mulle palun, kas sina tead parteide, neid loosungeid, mida kirjutatakse plakatitele ja siit tuleb ka teine küsimus. Räägi. Jah, no tere, head raadiokuulajad, podcasti vaatajad, miks ta on podcast, võiks padakast olla, aga mis puudutab valimisi, siis enne valimisi poliitikud ikka lubavad midagi ja rahvas nõuab ka, anna valimislubadus, no midagi lubada tuleb ja kõik lubavad kõike hääd ja kõike parevad ikka oma valijatele, et tuleb rahu ja õnn maa peale ja rikkus ja jõukus ja mida iganes kõike. Ausalt öeldes ma ei ole tähelepanelikult lugenud ega vaatanud neid loosungeid, ikka lubatakse, et elu läheb paremaks, et raha jääb rohkem kätte, et kaotatakse ära mingisugune mõistatuslik maksuküür, millest mina pole aru saanud, miks peab see riigimaks küürakas olema, aga ikka lubatakse. Ja no ma ei tea, palju rahvas usub valimiseelseid lubadusi. Minu meelest valimiseelne lubadus, ta ongi valimiseelne lubadus, see on asi iseenesest, see ongi selline lubadus, mida täitma ei pea, sest see on siukene vana hea komme nagu jõulud või naistepäev. Ja täpselt, me kõik usume jõuluvana, eks ole, eks ta tuleb ja käib ära ka, eks ole, kuigi tal on vanaisa vildid jalas, eks ole, aga jah, jõuluvana. Nii et valimiseelne lubadus, valimist on läbi, siis tuleb linnavalitsus või riigis vastavalt riigivalitsus, eks ole, ja siis on nende lubadustega nii nagu on, sellepärast et öeldakse, me ei saa seda lubadust täita, sest opositsioon ei lase, Euroopa Liit ei luba, ilmastik ei vasta ja mida iganes kõike. Loll on see, kes põhjendust ei leia. Loll on see, kes põhjendust ei leia. Aga vaata, näiteks eile ma küsisin herr Kalamuse käest, et kui on loosungid, muutus algab Haaberstist, muutus algab Põlvast, muutus algab Kohtla-Järvelt, Eesti vajab muutusi. Ütle mulle sina, kas sellise muutused omavahel kokku ka sobivad või on nad sobimatud? Ei, nad ei peagi kokku sobima, jällegi, valimiseelne lubadus, see on usu küsimus. Need on mingisugused asjad, mis käiakse välja, mida sa pead uskuma, aga see, et sa neid usud, ega see ei tähenda, et nad täidega lähevad, aga lubadusi on olnud ju igasuguseid, jummalakene kiriku kantslist lubatakse meil 2000 aastat juba, et Kristus lööb maa peale, et patud antakse andeks ja mida iganes kõike. Näiteks Tallinna kiirtrammi lubati esimest korda aastal 1979 ja see lubadus käidi välja, siis ta jälle lükati kuskile sahtlisse ja kui oli paras aeg, jälle käidi välja, aga ajalugu ise oli päris huvitav, et valmistati ette Tallinna olümpiaregatti, selleks oli vaja Moskvalt küsida raha, valuutarublasid, sellepärast, et pidi ehitama seal ühte, teist ja kolmandat, mida me ka praegu Tallinna siluetis näeme, aga raha on puudu nagu ikka, rohkem nagu ei antud ja siis käidi välja suurepärane mõte, et teeme siis kiirtrammi olümpiaks ja see mõte Moskvale mille pärast meeldis ja eraldati 200 000 valuutarubla tol ajal. See oli röögatu summa, ma ei kujuta ette, mis see tänapäeva sees rahas võiks olla, aga see oli röögatu summa ja kuskile ta lahustus ära ja
kiirtrammi ei tulnudki. Nii et suurepärane ja kõige parem valimiseelne lubadus on see, mida võiks lubada 100 aastat järgi mööda ja alati. Ja mida kauem seda lubatakse, meenutame 2000 aastat Kristust, mida kauem lubatakse, seda rohkem usutakse. Seda küll. Praegu sinu juttu kuulates meenus mulle üks siukene kenakene aaria, mis oleks ka valimislubadus. Veini ja viina voolaku jõena pöörase peo nüüd korraldan maa. On ju ilus, eks ole. Esimest korda ütles seda Jeesus Kristus, see oli Kristuse esimene ime Kaana pulmas, kui ta vee muutis veiniks. No jaa, aga viina ta ei teinud veel. No aga võis ka veini viinaks nimetada, mida iganes, et aastasadu tagasi valitses väga suur terminoloogiline segadus selles asjas. Aga muuseas, mis puudutab veini ja viina, siis destilleerimise leiutasid araablased. Alkohol, see on araabiakeelne sõna, nagu peaaegu kõik sõnad, mis algavad Al-Jazeera, Al-Qasar, alkohol. No jah, algebra, muidugi islamis on need palvekorrad niimoodi, et ega kõvasti napsu võtta vahepeal ei jõua, sest vaata jääknähtudega ei tohi ju palvetundi minna. Ja ta ei jõua, nagu naks ei jõua läbi töötada, nii et jah, tuleb püsida kainena, aga eesmärk on täiesti olemas, sest kui sa püsid eluaeg kainena ja pärast täiesti kainena lähed kangelast surma, viies teise ilma endaga kaasa hunnik uskmatuid koeri, siis teise silmas, seal sa võid tarbida veini, alkoholi, mida iganes kõik ja muidugi kirss tordi peal, terve hunnik kirsse tordi peal on need samusedki süüta neitsid, keda sa võid seal tarbida lõpmatult. Ja kui nüüd iga tõsi ükskõiku moslemi kohta on, ütleme 50 süüta neitsid, siis mina küll ei saa aru, kus neid sellisel hulgal võetakse ja ilmselgelt peaks minu saamise järgi olema nad korduv kasutuses. No vot ja ma just mõtlesin ka, see on sihukene, et noh, klopitakse puhtaks ja läheb jälle, aga hea küll, jätame selle. See on teiste inimeste usk ja minu meelest see on isegi hea, et nad usuvad, sellepärast, et kui nad ei usuks, siis nad teeksid võib-olla midagi hoopis hullemat. Ja, aga usud peavadki olema erinevad, vähemalt erinevad usulahud, nii nagu Kristusel on neid must 1000 igasugu usulahkusid ja nii nagu ka meie poliitikas on inimesi, kes usuvad Reformierakonda, Keskerakonda, EKRE-t, parempoolseid. No kui mitte midagi ei ole uskuda, mitte kedagi ei ole uskuda, mõeldakse midagi uut välja, Eesti 200 või midagi sellist, eks ole, mis on küll pisike ajutine, aga ikkagi ta on natukene teistmoodi. Need kõik ongi usulahud. Need on sektid, sul on õigus. Ja kuna, no vaata, ma ei tea, kuidas on sinuga, aga mina olen Stalini surma-aasta produkt. Mina samuti. Ja kuigi suguseltsis on olnud mitmeid usklikke, no mida kõrgem vanus, seda rohkem kipuvad uskuma, näiteks minu vanaema küll ja ma ei ole näinud tigedamat inimest kui vanaema, kui ta palvetunnist tuli, aga noh, ta ainult tema, aga see on mõistetav, sellepärast, et tema käis nüüd õiges kohas, talle loeti õiged sõnad peale, aga näed see, kurat, oma sugulased ka veel tappa tahaks anda, hea küll. Parteid on sektid. Selles, no mitte me ei jõudnud kokkuleppele, vaid me jõudsime ühisele järeldusele, nii nagu Andres Raidigagi jõudsime järeldusele. Ma isegi ütleks, et me jõudsime äratundmisele. No tead, eks see äratundmine on, aga nüüd see on vastastikku välja öeldud. Nii, aga ütle mulle, vaata, usklikke on mu suguvõsas olnud mitmeid. Endale pole see külge hakanud, ma ei tea, kas sünniaasta pärast või mingisuguse ebanormaalselt analüütilise mõtlemise läbi, sest ma tean, et ma olin kuskil
no ma võisin 4-5-aastane olla, kui üks vanaemadest rääkis mulle, et tead ingel ja tiivad ja sihuke inimese moodi ja näitas pilti ka ja ma juba siis mõtlesin, et need tiivad on väikesed, need ei kanna. Ja vaata, siit tekkis igavene ports kahtlusi ja usu protseduur, see ei ole mulle selgeks saanudki, kuigi Herr Gräziniga me oleme selle läbi võtnud. Esitasin tallegi mõneti provokatiivse küsimuse, et kas uskumine on seisund või tegevus. Ja me jõudsime ebamäärasele järeldusele, et see on siiski seisund, aga selle tulemusel tehakse häid tegusid, mitte ei olda kaabakas. Oot, ajalugu on näidanud, ma ei tea, kas keegi on teinud statistikat, et kas on usu nimel tehtud rohkem sigadusi või rohkem heategusid, aga sigadused on jäänud rohkem meelde. On ikkagi miljoneid inimesi tapetud usu tõttu, igasugused need Bartolomeuse ööd, eks ole, ja siis, kui hispaanlased läksid Ameerika mandrit vallutama, väidetavalt sinna risti usku viima, hävitati põles ja elanikud peaaegu et viimseni välja, et elavad nüüd reservaat kuskil. Nii et usu nimel on tehtud väga suuri sigadusi. Amicus meus, meenub mulle, ma ei tea, viimasel ajal tuleb ta järjest sagemini pähe. Adolf Hitler, Mein Kampf. Kui on üks hea ja õige ja tark rahvas, kellel on väike maa-ala, siis tema peab minema lolli rahva juurde, kellel on suur maa-ala, mida tema ei kasuta, ja lööma seal korra majja. Sama asi on, ma nüüd ei mäletagi, mis usulahu esindaja see Hitler vist rohkem kaldus ikkagi Martin Lutheri poole, aga ta ainult temaga. Aga siin ongi see, et seesama asi on ju ära tähendatud ka piiblis. Vot just tahtsin Jumala pojad nägid, et inimeste tütred ilusad olid, kukkusid verd segama ja nende tase hakkas kärinal langema, sest sündisid mingisugused koledad tigedad jeekimid. No vaata, kui sa hakkasid Mein Kampfist rääkima, kui sa poleks autorit nimetanud, ma oleks öelnud, et sa hakkad ümber jutustama Vana Testamenti. No see kõik on nii sarnane, sest nagu eile Herr Kalamus ütles, mängu nimi on võim. Ja võim peab toetuma usule, hirmu läbi tekitatud usule või ükskõik kuidas, aga meie oleme õigel teel ja nemad tuleb maha lüüa. Meil on õige mitu parteid, mida on muidugi rõõm vaadata, sest pulli saab rohkem, aga need parteid ju ei suhtu rahumeelselt üksteisesse. Ja siit ma esitaksin sulle, sa ju kandideerid jälle. Aga kus mul pääsub? Ja numbritest me ei räägi. Mul pole meeles. Ma usun, et kasutatakse nime ja pilti ja teatakse niigi. Kohalik omavalitsus. See on siis, ta ei saa olla päris dingansih. Kohalik omavalitsus, muidugi ta saab minna Tallinnasse, ütleme, kui ta on maakoha kohalik omavalitsus, näiteks mingisugune, ma ei tea, Kirde Kagu-Eesti, et isand lase perel elada, anna meile raha selle ja selle jaoks, sest meie inimeste maksud tulevad isand sinu kätte Tallinnasse ja sina annad meile nii vähe. Kas kohalikud omavalitsused? Ma tean, et on kohalike omavalitsuste liit, aga ma suhtun sügava kahtlusega sihukestesse katusorganisatsioonidesse. Ma vaatasin täna hommikul Loomakaitse Liidu all on MTÜ-sid.
terve selle samuse täis, mille peal ma istun. Kuigi me kaitseme ju nende läbi või no tähendab, nemad kaitsevad loomi valesti. Kasvatada tuleb inimest, kes endale lemmiklooma võtab ja siis minema viskab. Mitte hoolitseda, et see loom õigel ajal maha löödaks või üleval peetaks puuris või niimoodi. Jälle, selle žopu, nagu ütlevad klassikud. Jah, no inimese kaitseliitu nagu sellist ei ole olemas. Inimese õpetamise liit, meie haridussüsteem on selle koha pealt puudulik. No absoluutselt, aga vaata on olemas mingisuguseid struktuure, seltskondi, sõpruskondi, mis peaksid nagu kaitsema erinevate inimeste gruppe, olgu seal omasoolised, lahksoolised, seal ma ei tea, loodusarmastajad või loomaarmastajad, no keda iganes, aga sellist katusorganisatsiooni nagu Loomakaitseliit, et oleks kõigi inimeste kaitseliit, seda ei ole olemas. No selleks peaks meil olema teoreetiliselt valitsus, põhiseadus ja valitsuse kõneisik ehk siis president. Ja aga selleks peab keegi ka ütlema sellise asja, mis absoluutselt meie praeguses liberaalsesse maailma ei sobi, et kõik inimesed on ühed ja samad, kõik on võrdsed, kõik on ühtemoodi, kuigi nad usuvad erinevat jumalat. Kas see ei kõla nagu mingisugune marksism, sotsialism, ma ei tea, vasak-parem, mis poolsus? Ei kõla, sellepärast, et ka marksist-leninism oli siiski üks sekt, mis teatud geograafilises piirkonnas oli teistest nagu üle, eks ole, mujal ta oli madalseisus, aga see oli ainult üks sekt, eks ole, nii et ta ei olnud katusorganisatsioon, suugi mitte. Jaa, amicus meus, sa ütlesid väga õigesti, ta on niimoodi, vot selles, ütleme, kliimavöönd ei ole õige, aga mandrikesel või nii. Mingi ühiskondlik tootlik formatsioon või kuidagi ajaloo keerdkäikude tõttu ühes geograafilises punktis välja kujunenud situatsioon. Jaa, mitte olukord, vaid juba situatsioon tõepoolest. Inglaste dikteeritud ja sakslaste kinni makstud. No vaata, ühes kohas on marksism ja kapitalism ja mingid ismid veel ja teises kohas on islam. Islam vaatas marksismi poole ja ütles, et päris hullud ja neil ongi intressivaba pangandus. Tehakse äri, pank annab sulle näiteks laenu ja tulud tehakse pooleks. Ühe nii kõva usu raames on mõeldamatu, et sina püüad, mitte nüüd panka, vaid Allahit ennast, jumalat siis, tillist tõmmata. Ei, ja ma tean, Saudi Araabiaga oli üks leping, ja seal oli force majeure'i all üks ainuke punkt. Allah ei tahtnud, et see õnnestuks, sest meie ju andsime endast parima. Ja nüüd tuleme selle provokatiivse küsimuse juurde, mis mõjub mõneti Marxi loosungina, et kõigi maade proletaarlased ühinege. Siis on teid kergem valitseda või umbes nii. See viimane oli äpardunud ka see vaimukat nalja teha, aga omavalitsused, kohalikud omavalitsused, ma ei tea, mis on Vana-Koiolas, ma ei tea, mis on Pärnumaal või kus, mis nimelised nad on. Kui need hakkaksid omavahel aktiivsemalt suhtlema, ilma reetliku katusorganisatsioonita, sest ametiühingute sinna kohta minekut kirus juba kapralaadu oma tähtteoses. Ja ametiühinguid kirus ka Lenin lähtuvalt marksismist-leninismist ja deklareeris, et kapitalismi tingimustes on ametiühingud ära ostetud. No jah, ja
siis sotsialismi või mis see oli, selle tingimustes alluvad nad kindlale korrale. ja keskvalitsusele otse loomulikult. No ja tähendab, kummalgi juhul ei ole neil mõtet, aga isiklikud salasidemed, et kõik omavalitsused korraga nõuaksid, isand, me tahame odavamat elektrienergiat ja kütusehinnad olgu mõistlikud. Jah, ei ole ajaloos sellist asja enne juhtunud, kui sellist asja näiteks, et erinevad vürstiriigid järsku ühinevad ja siis mis nad siis peavad tegema? Nad tekitavad endale uue keskvalitsuse, valivad enda seast kuninga, kes hakkabki neid valitsema, nii et mitte midagi sellega ei muutu. Selge, sul on jumalast õigus. Aga Austria-Ungari keisririik, jah, okei, tekitati, eks ole, 100 aastat või kaua ta püsis, eks ole, aga nii kui keegi kuskilt hakkas nügima, nii kui meie Ferdinand maha lasti, eks ole, kõik oligi lagunenud. No jällegi võta ette näiteks ei saa üle ega ümber Mein Kampfi teine peatükk, kus ta kapralaadu kirjeldab ilusti, et keskvalitsuse hiilgus hakkas tuhmuma, sest ääremaadel hakkasid pead tõstma rahvuslikud jõud. Seesama põhimõte on ju praegu ka rakendatav, et kui ülevalt tuleb käsk, no see on muidugi, ma tsiteeriksin ühte ilusat anekdooti lõvist, loomadest ja ahvist, kes ütles, et lõvile otse ja selgelt mine persse. Jah. No, vaata, me ei täida neid käske. Ma olen ülikoolis õppinud, vist oli see marksismi üks postulaat, vastandite ühtsus ja võitlus. Vastandite ühtsus ja võitlus. Nii et kui erinevad vürstiriigid, erinevad vabariigid, erinevad rajoonid, erinevad maakonnad järsku otsustavad ühineda, valida endale uue kuninga, selles ühinemises ongi vastuolu, nii et mingi aeg nad kannatavad seda kuningat, ülemnõukogu, parlamenti, mida iganes, presidenti ja siis lähevad jälle tülli. Nii et kogu ajalugu ainult sellest koosnebki ja selleks ei pea nüüd hullu Aadut tsiteerima, vaid jällegi suurima heameelega ma tsiteeriks Vana Testamenti ja Paabeli torni, mis see muud oli täpselt sama. Ei olnud jumalale meelepärane see asi. Ei tahtnud tema, et niimoodi läheks, aga vaata, kõik see praegu tiirutab niisuguse nähtuse ümber, et kuningas Salomon oli kas kirjandusteoreetiline fenomen, just nagu ütleme, positiivne kangelane nõukogude legendides. Või siis on see tõepoolest mingisugune nii hull ideaal, et kuni see katusorganisatsioon või keskpunkt ei lähe ahneks, edevaks, ei pea ennast selliseks, kelle vasakul käel istub looja ise ja paremal käel istuvad neiukesed noorukesed, kes on tema nõuandjad. Seni saaks ju elada, seni kehtiks isegi meie põhiseaduse preambulsest valitsuse esimene ja ainukene ülesanne on teha, et riigi rahval oleks igal järgmisel päeval parem ja kergem elada, mitte fantaseerida, kuda neid rohkem lüpsta annaks. Ja järjest parem elada, aga ikka nendes piires, mida lubab Euroopa Liit. No, vaata, neile tuleb ka öelda, et tervitage seda, kes seal on, see gynekoloog. Või proktoloog, jah. Jah, see on küll, aga need Euroopa Liidus me kõik oleme, peame reegleid täitma, kuigi on olemas teatud tegelaskujusid, kes kõigutavad paati, olgu see Ungari president või Sloveenia president,
aga nemad on, ma arvan, nemad on väga kõvad ärimehed, sellepärast et praegu räägitakse sellest, et Orban tuleks nagu kinni maksta ja tuleb siis ilmselt hakkab Euroopa Liit kauplema ameeriklastega, et nemad siis saadaksid Ungarile seda samust vedeldatud gaasi, kusjuures kõvasti alla oma hinna ja isegi alla selle hinna, mida ta Putini käest saab, ainult et oi lapsed, see ei vii mitte kuskile selle asja peale, mis teeb Putin, annab Ungarile gaasi tasuta. Ja võib juhtuda, aga siin ongi see, et need Euroopa Liit on, mis ta on, aga rahvusriigid hakkavad mõnel pool pead tõstma, kas või seesama Orban. Jah, Orban ja siis Sloveenia president ei suuda välja hääldada tema nime. Fitso. Mingi Fitso oli, jah. Täpselt Fitso. Aga jällegi, aga meenutame ajalugu, impeeriumid tekivad ja impeeriumid lagunevad. Meie praegu elame sellel ajajärgul, kui suur impeerium, Euroopa Liit, on tekkinud, eks ole, ta elab siin, miski kihab ja vohab selle sees, aga ajalugu näitab, mitte mina ei väida, ajalugu näitab, impeeriumid ei ole igavesed. Ei ole igavesed. Selle ütleb ajalugu. Näed, araablastest jäi ka meie aladele ainult alkohol, alkeemia. Jah, aga ometi Suleiman Suur jõudis oma janitšaridega kuni Viini alla välja. Paljukest neid janitšarikesi oli siis. Ega palju ei olnud, aga teised andsid neile värisi põlvi, andsid neile alla, eks ole. Ütlesid, okei, tulge, maksame teile andavit, aga mingi tagasi. No ei andnud nad alla ka, ilmselt söötsid kõhud täis ja andsid ööma ja laske jalga ja nii nad läksid ja muidugi panid loosungi, et see paik on vallutatud ja paljaks söödud. Ja kui sa andsid väga lahke loa ehitada ja pidada seal kristlikke kirikuid, pidada kristlikke missasid ja miks mitte? No mis tähendab, miks mitte, oleks nad selle ära keelanud, oleks löömaks läinud. Oleks teada, milleks neil seda, nii et ja uskuge on parteid, kui te tahate, aga maksu maksate riigile. Ja niimoodi on ka Eestis kohalike omavalitsustega, kus omavalitsuses valitakse nüüd Reformierakond, kus Keskerakond, kus Isamaa või veel keegi etteotsa ja hakkab vastavat siis linna või asulat juhtima, aga alluvad kõik ikkagi Tallinnale. Vot just seda ma tahtsingi öelda, et parteid on silmaga nähtavad, näpuga katsutavad pealinna käepikendused, et tagada röövimise. No või röövimine ei ole ilus ega viisakas. Ei ole maksukogumine, maksukogumine. No jah, see... Maksukogumine. Maksukogumine, jah. Ja kohalikud, pange nüüd musikesed kinni, tõmmake pangakaardiga huulte vahelt läbi ja ongi kõik. Aga see ei ole ju ka mingi elu, et noh, jälle tuleb meelde anekdoot, et korraga tuleb suurest pealinnast, tollal Moskvas käsk, et hakake külvama ananassi. No ja seda küll, aga miks mitte külvata ananasse, pasunad puhudes, trumme põristades, lippude ja loosungitega ja kõik see rahvas läheb külvab ananasse, aga samamoodi ta võib minna ja ehitada mingit raudteed, kaevata kanalit või panna püsti püramiidid. Ja kõige tähtsam selle juures on, et puhutakse pasuna. Pasun muidugi, et mis ananassistandus on halvem kui püramiid keset kõrve. No see on, ma ei teagi, ananasse saab kasvatada, lõikad selle tipu ära, siis sellele saab juured alla kasvatada ja saab kasvatada sellest ananassi. Aga ma kardan, et kui pasunad ka puhutakse, siis see on ananassi tippude mingisugune massimatus. Jah, aga jällegi tähtis on ühistegevus. Sektantlus. Jah, sest vaata, kui oleks kõigis asulates üks ja sama usk,
kui kõik sektandid usuksid ühte ja sama sekti, oleks neid ääretult raske valitseda, sellepärast et milleks nendele siis keskvalitsust veel vaja. Divide et impera, jaga ja valitse ja nii ongi, et siin on kes, siin on Reform, siin on Isamaa, seal veel keegi, seal on mingi valimisliit, eks ole, nad omavahel kokku leppida ei saa ja neid on kergem valitseda, makske aga ära 82% maksudest ja 12% saate tagasi ja kui te kirjutate palvekirja, et oi, hea mõisahärra, et anna veel midagi, et ma tahan siin hobusel kõhu täis sööta või tee nüüd laudast kuni saunani ehitada, siis ütleb mõisahärra, ma juba andsin sulle 12% ja sellega majanda nii, kuidas tahad. Kas ostad endale saapad või viid selle kõrtsi? Jah, Omasi. Ja kui sa palju kobised, saadame sulle muinsuskaitse kallale ja see ütleb, et ei tohigi midagi siinkandis teha. Jah, nii ta on, aga mis puudutab erinevaid usulahkusid, erinevaid parteisid, siis kui hakata lahkama metodiste, adventiste, eks ole, kes nad seal veel on, ausalt öeldes suurt vahet ei ole, vahe on mingites pisikestes nüanssides, kardinaalset vahet ei ole ja samamoodi kõik Eestimaa erakonnad, nende seas pole mitte ühtegi, mis lubaks midagi rahvavaenulikku, pole mitte ühtegi, kelle põhikirjas või programmis oleks kirjas, et meie erakond on Eesti riigi vaenulik, Eesti rahva vaenulik, ei ole. Kõik on Eesti rahvas sõbralikud, kõigi eesmärk on hoida Eesti rahvast, Eesti kultuuri, Eesti ajalugu siin selle maal appi peale ja nii edasi jutt, aga ma küsiks siis, mis on vahet, kui kõik ütlevad, et ta on ikkagi üks, neid on 3 ja ikkagi üks. Ja siin me jõuame nüüd küll. Ei no armulaua leiba võib erineval kombel jagada, eks ole, kas see nüüd vein muutub Kristuse vereks või on puhas ka koor. Muud vahet ei ole. Ikkagi isa, poeg ja püha vaim. Näed, juba 3 tükki, juba nad on jagatud. Ei, aga nad on üks. No jah, ütleme niimoodi. Aga neid on 3. Aga vaata, aga nad on üks. Kui sa siin käsitlesid sekte, et igasugused, mis meil on, siis tõepoolest nende erinevus, omavaheline erinevus peab olema väga väike ja muidugi isegi erinevus kristluse ja islami vahel peab olema väga väike, sest väga väike. Kui me oleme kindlad, et vanajumalale meeldib üks ja ainuke, siis miks teised juba pauku pole saanud? No jah, sest vaata, islami usus peetakse lugu vanast testamendist, ta on küll teise nimetusega, siis judaismis, eks ole, nemad ongi puhtalt vanausulised, just nad usuvad vana testamenti, mitte uut testamenti, aga uus testament, no see tekkis ju pärast seda, kui Martin Luther mingisuguse kirjatüki kuskile kiriku ukse pihta lõi, siis tuli kiriku kogu, eks ole, ja siis selleks, et rahvas segadus sajada, siis öeldi välja, see oli kuskil 1560 või millal see Trenti kogu oli, siis öeldi, et jah, et ta oli siiamaani üks, aga neid on siiski 3, kes on ikkagi üks. No jah, külvas segadust õhutav vaenuleeki riisukoor. Nii ta on, aga seda ütlesid juba vanad roomlased, et maksa keisrile, mis keisri jagu, jumala, mis jumala jagu. See on uues testament. Ja need oli Kristuse sõnad, jah. Ja ei ole midagi parata. Ja muide, kui nii võtta, siis tegelikult oli finantsi mõttes oli Kristus ju globalist. Ja loomulikult oli sellepärast, et tema üldiselt kutsus enda juurde mitte ainult välja valitud rahva esindajaid, vaid seal oli igasuguseid ka apostlite hulgas, oli ka teist nahavärvi inimesi ja nii et mingil määral küll, jah. No see on nüüd üks asi, teine asi on see, ta peksis templi rahavahetajad laiali. Vaat millegi pärast jah peksis templi. No sellepärast, et need vahetasid võib-olla rahanumber oli isegi 1, aga sa pidid selle
templi raha eest ära andma 2 raha, siis said 1 vastu ja ostsid numbriliselt õige hinnaga seda ohvrianni, ma ei tea. Jaa, seda küll, aga Kristus võitles kõlvatu konkurentsi vastu sellepärast, et pankasid tol ajal klassikalises mõistes ei olnud. Kirikud olidki rahahoidjad, kirikutes, kloostrites hoiti ka riigi varusid, kirikud tegelesid maksude kogumisega, raha jagamise, kirikute käes olid suurimad varad, need olidki pangad. Ja nüüd järsku tulid mingisugused seal sullerid, turusolkijad ja hakkasid lausa kirikus sees osutama mingit valuutavahetusteenust. See ei kõlbanud küll mitte kuskile. Nojah, aga näed, ei hakanud tema hammas selle peale, läks laiali. Kuule, aga mis juhtus, kui näiteks Swedbanki peahoonesse tuleks mingisugune valuutavahetusputka ja hakkaks seal teenust osutama? Otse kohe turvamees viskab ta välja, ei hakka isegi Kristuse poole palvetama. Nojah, juhul kui pank ise seda valuutavahetuspunkti ei loo silmnähtavalt kõvemate hindadega. No ja ma arvan, et pangal pole seda vaja, sellepärast et pank on nii suur ja nii võimas, kui jumal talle palju aastaid, et ta ei vaja selliseid sulleri tegusid. Ta vahetabki valuutat nagu ta vahetab, jagabki raha nagu ta jagab, annab laenu nii nagu ta annab ja mingit pahandust sellega ei ole, kui sa pangale võlgu ongi ja võlad maksad ära. Kui sa võtad mingit SMS-laenu, eks ole, oi, selle sa võid kohtusse kaevata, eks ole, sellega võib pahandust tekkida kui palju. No jah, samas pankade osutatud teenus on tekitanud olukorra, kus kõik on kõigile võlgu ja mitte... Ühesõnaga, need võiks praktiliselt kõik korstnasse kirjutada. Ei saa, sellepärast, et tegelikult kogu maailm on võlgu ise endale. Ja riikide võlad ületavad riikide kogu majandustoodangu. Vähemalt 3-4 aastat kindlasti, kui mitte rohkem juba. Ja, nii et kõik on kõigile võlgu, see on täiesti normaalne, see ongi uus normaalsus, et kõik on kõigile võlgu ja näiteks võlgu mitte iialgi välja ei nõuta. Pressas. Vaata, asi on selles, et kui riik võtab kuskilt võlgu, et eelarves raha on natuke puudu, eks ole, võtame Maailmapangast, ma ei tea kust, võtame võlgu, kui näiteks ütleme mingi väike pisikene Kuropotaamia riik merekaldal, eks ole, vastu vaenulikke riike, Kuropotaamia tahab võtta kuskil Maailmapangast võlgu, lepib kokku ja võlgu ta saabki. Aga kui mina võtan pangast võlgu, pank kirjutab üles minu majakese, minu autokese, eks ole, minu naise kõrvarõngad, kõik kirjutab ülesse, kui ma tagasi ei maksa, võetakse ära. Riigilt garantiisid ei nõuta, sellepärast et riigi laenu garantiiks on tulevaste aastate maksulaekumine. Aga mina ütleks, et kui see riik praegugi ei suuda maksulaekumist korraldada sellisel viisil, et oma majanduse korda saaks, kuidas ta saab seda teha tulevikus, kui ta veel võlgu ka on ja röögatuid intresse maksab see õnnetu Kuropotaamia suurele peretagusele pangale. Siin me näeme, kuidas eluliselt kehtib Eesti vanasõna, mis raibe täna, see raibe homme. Aga homme haiseb rohkem. No seda muidugi, see on lisandväärtus või? Täpselt nagu äriseadustik ütleb, et lisandväärtus tuleb toita. Aga tuleme nüüd tõesti jälle elegantse kaarega siia, kus me oleme. Hirmarmsa Isamaa peale, mis on iga päevaga aina kallim ja veel kallimaks läheb. Vaatasin mina nimekirju. Õigemini see oli niisugune suur koond, mille oli koostanud üks väga visa, usin ja töökas inimene. Seal olid koos kõik need, kes kandideerivad. Ai, miks ta tegi sellise nimekirja, kuhu ta selle müüb?
igal inimesel oma hingeelu ja südamesoojus, mina ei tea, aga selle ma kätte sain ja vaatasin, eks valimiskomisjonil võib-olla on ka. kindla peale on sest kõik kandidaadid on ametlikult registreeritud ja muuseas need nimekirjad on ka avaldatud, nii et pole mingi kunsttükk nad üles otsida. Neid inimesi niisuguse väikese riigi jaoks kandideerib natuke liiga palju. Aga neid omavalitsusi on võib-olla natuke liiga palju või liiga vähe, aga võib-olla Eesti jaoks ongi paras jagu. No ei tea, aga vaatasin mina neid nimesid niimoodi ja mõtlesin järjest, et vaata enamiku kandideerimisnumber peaks olema 112. Jumala eest, sest Eesti külad jääksid ju lollidest lagedaks, kui neil kõigil õnnestuks saada kohalikku omavalitsusse ja vaat siis läheks lahti, nagu ilusti lõpeb üks anekdoot Porutšik Krševskist. Ei, tema kohta on väga toredaid lugusid. Ja mida on teinekord vahva niimoodi sõpradega õllekannudega meenutada, paraku otse eetris rääkida ei saa. No see on siukene nostalgia. Jah, vaata Eesti elu ongi liiga ülepolitiseeritud, sellepärast, et mingisuguses Kapa Kohilas, kus on volikogus 10 kohta, eks ole, tegelikult selles Kapa Kohilas tegija, suurim tegija on see tubli mees, kes erastas, sealaudast ärme täna räägi, ei ole hea teema, erastas lehmalauda, eks ole, ja annab küla naistele tööd. Vot tema on tubli inimene, sai selle laudaga hakkama, saab ka kogu selle Kapa Kohilaga hakkama ja koos sõpradega võikski valitseda, eks ole, aga ei, selleks, et ta saaks valitseda, ta peab leidma mingisuguse talle sobiva sekti, usulahu, partei, astuma sellesse erakonda ja siis ta võib kandideerida volikogusse ja tõmmata endale vot selja peale selle erakonna logo, eks ole, sellega ringi jalutada. Kuigi kas see logo muudab tema tegemisi, ma ei tea. Ta on tubli peremees, ta saab hakkama, aga ta peab endale nagu jänese maski ette tõmbama selle mingisuguse partei nimetuse. Ega sa juhuslikult ei mäleta, kas Eesti Vabariigi põhiseaduses ütleb midagi parteide kohta. On kusagil üles tähendatud, et inimene peaks ka aus olema? Ei, kindlasti. Jumal tänatud. Ei pea. Muuseas seda, kas seda üldse kuskil kirjas on, et kui me võtame 10 käsku, eks ole, Need on 10 keeldu põhimõtteliselt. 10 keeldu, jaa, aga seal ei ole keeldu, et ära valeta, ära varasta, seda on küll, jah. Et ära tarbja, ära vihalda ligimese seal veist ja loome naist, eks ole, ja orja ja mida iganes kõike, ära kummarda puuslikku. Valet, ma nagu ei mäleta. No vaata, Viktor, 10 käsku, nagu me mõlemad mõistame, on eelkõige mõeldud meestele, aga millised võiksid olla naiste 10 käsku? Tol aja kohta traditsioon oli selline, et mees pidi teadma 10 käsku, mees pidi täitma 10 käsku ja mees seletas ka oma naisele ja oma lastele ja isegi ämmale. Uhkustas, mida tema kõik täitma peab. Jah, täpselt, nemad, mees, tema oli perekonna pea, no see oli patriarhaalne ühiskond, eks ole. Tema andis selle käsu perekonnale edasi, kõik oli õige. No kõik oli õige, aga... Tolles ajas. Aga naiste kohta tähendab see, kui on ära imusta ligimese nais, siis kui see naisel on, siis ära ole lesbi või? Ei, naise kohta, et ära himusta siis oma ligimese naabri naise meest. Ilmselt analoogia järgi. No see on analoogia, aga originaal on kus? Originaal on ajalooline tekst, eks ole, mida tuleb mõista tänapäeva kontekstis ja kui tänapäeva perekonnapea on naine, kui Euroopa Liidu komisjoni esinaine on naine,
kui anglikaani kiriku Canterbury peapiiskop on naine, eks ole, no siis naine ongi perekonna pea ja naine siis mõistabki seda niimoodi, et ära himusta oma ligimese kaaslast, olgu ta mees, olgu ta naine, ja naine annab selle käsuliini edasi kogu sellele perele, kirikule, maakonnale, külale, mida ta haldab. Sa oled idealist, minu meelest see naine, kes on tõusnud hierarhia tippu, põrutab meestele peale, mida nemad peavad tegema, aga oma soo esindajate kohta ei ütle ta head ega halba, pigem ta kogub neid enda ümber. Ja, aga tema ülesanne ei olegi õpetada teistele naistele moraali, head käitumist või lauakombeid või sekspoose, vaid tema ülesanne on korraldada, et talle alluvad naised või mehed või perekonnad maksaksid maksusid. Ja vot siin juba raha kohta, mitte nii, nagu ütles Jeesus Kristus, kes nad seal kirikust välja ajas, vaid nagu tõeliselt vanad roomlased ütlesid, ja see oli keiser Nero, kui ma ei eksi, või oli see Caligula, et raha ei haise. Ei haise, see oli tasuliste tualettide teema. Jah, aga no jah, vaata, siin tekib ikka kohe hulk küsimusi veel, näiteks meie meedia on palju kirunud, kui julmad seadused on islamimaades, kuidas peab olema naisel keha kaetud, aga mitte keegi ei taha tunnistada, et naise nahk on õrnem kui mehe nahk ja kui ta on niimoodi, ja selle ta kardab päikest ja ta kardab ka naabrimehe himurat pilku. Ja sellepärast, et tead, vaata 10 käsu puhul ka, sa ütlesid siin, et mees tuleb ja teeb selgeks, mis on 10 käsku naisele ja lastele ja siis hoopleb ühtlasi, kuidas tema vaikselt võt seda ja teist käsku rikkus. Vaata, soojal maal on meestel nagu rohkem energiat, inimestel üldse rohkem energiat, nad on liikuvama psüühikaga, rohkem jõudu, rohkem igasuguseid tahtmisi häid või halbu ja seal tulebki naisi nendest kaitsta, sellepärast et tõepoolest, et tuleb kuskil moslemi maailmas palja peaga, tead, siivutu naiste rahvas läheb, eks ole, no mehed vahivad silmad, peast välja hakkavad järgi jooksma. Eestis võib mingi näitsik jalutada ringi selikuga, mis isegi häbematust ei kata, eks ole. Mehed vaatavad küll, eks ole, hakkab suunurgas sülge tilkuma, aga nad ei ütle, nad ei vilista talle järele, vaid lähevad koju, võtavad arvuti lahti ja hakkavad pornot vahtima. No jah, ja kõik on korras. Kogemused Araabia maadega ütlevad mulle, et kui vanem naine siseneb ruumi, siis mehed tõusevad kõik püsti. Vaata, vanasti Euroopas ka tõusid püsti. Jaa, no tähendab, nüüd me ei saa hakata rääkima sellest, kuidas vabadused on uhanud üle meie noored ja ei, no sellest ei hakka rääkima, et noorsug on hukka läinud, ei pea vanainimestest lugu, et kannavad veidraid riideid, kuulevad kõlbmatut muusikat ja sooritavad siivutuid kehaliigutusi tantsupõrandal. Ei hakkame seda rääkima, need on nende kombed, meie ei saa sellest aru. No, kui meie noored olime, siis meie vanemad ütlesid meie kohta muuseas täpselt sama. Eks see kinderstubede värk ole niisugune, et iga järgmine peab olema hullem kui eelmine. Ja kogu aeg ja vanad inimesed tõstavad sõrme taeva poole ja ütlevad, et enam hullemaks minna ei saa. No see on seniilsus. Ja järgmine põlvkond vaatab, et läks ikka küll hullemaks, järelikult sai, nii et pole katki midagi. Jah, läheb tema nagu tema läheb. Aga vaata, need kohalike omavalitsuste jäiki mitte valimisloosungid. No. Kas need on täidetavad, kui keegi muutus algab sealt või muidugi mina? Kui valimislubadus oleks täidetav, eks ole, okei, valime nad ära, nad täidavad ära lubaduse ja mis edasi? Järgmised valimised
poisid, mõelge. Kui me usuksime kõike, mida õpetaja kantslis räägib kirikus, eks ole, siis homne päev tuleb Kristus maa peale, siis üle mingid puhuvad pasunat, eks ole, mida iganes ja tõusad sorded püsti, saad patud andeks ja lähed taevariiki ja maailm saab otsa. Võib küll olla. Jaa. Aga noh, saab otsa, siis saab otsa. Juba vanas Roomas öeldi alea jacta est. Ja kogu lugu. Seda ütles keegi Caesar, kui ta Rubiku jõe ületas, millel Rubiku kuubikuga pole mitte vähimõtki pistmist. Ei ole jah. Muidugi praegu, kui messias tuleb maa peale, siis ta poole tee peal võib vaadata ja öelda oma kaaskonnale, et reputare oportet. Lugu on lootusetu. Jaa, mis nüüd ikka päästa? No tõepoolest. Ei, seda küll, aga võtaks uuesti lahti Vana Testamendi, ma peast lehekülge ei ütle, aga issanda välja valitud rahvas on mitu korda läinud pahale teele ja mitu korda on issand just nimelt seda välja valitud rahvast peaaegu kuni viimseni ära hävitanud, jättes järele siis kas noa või veel mingi ühe tegelase, eks ole, kes oli väga hääusklik ja nii edasi ja paari põlvkonna pärast läks uuesti pahale teele. No vaata, kui ühe riigi rahvas, ma siin kasutan praegu termineid väga segamini ja võib-olla väga vihastavalt, kui ühe riigi rahvas 90% ulatuses muutub lambukesteks. No siis on ju aeg nad ka tapamajja viia. Jah, no siin me peamegi meile tuletama, mis asi või kes asi on hea karjane. Sest Kristus õpetabki, et hääd lambukesed peavad olema, eks ole, peapiiskopil on siis sau, eks ole, mis meenutab karjase sau ja hea karjane. Ta kaitsebki oma lambukesi hundi eest ja viib nad parimatele rohumaadele ja miks ta seda teeb, et lambukesed oleksid rammusad, et ta saaks nad ära süüa. Täpselt niimoodi ja siin hakkab ikkagi toimima see vana looduse enda seaduspärasus, et ellu jäävad tugevamad. Need, kes ei ole head lambukesed, need, kes ise mõtlevad. Vaata, on sihukene postulaat, et mitte see ei ole hea õpilane, kes tuubib öö otsa ja hommikul silmad punased peas vastab 5, mis ta on pähe õppinud, vaid see on hea õpilane, kes ei õpi üldse ja ikka veab 3 peale välja. Ja see õpilane saab elus edukalt hakkama, aga see, kes tuupis kõik need siinused tangentsid pähe, eks ole, no katsugu siis edaspidises elus nende tangentsitega suhelda. No ja tal hakkab, kui kuskil on mingisugune sin või tan kombinatsioon mõnes sõnas, siis tal juba lööb pähe midagi muud ja ongi igasugu kuradi stressid ja psühhoosid ja värgid ja juba ongi tema hulleris ka. Muide, see pidi olema väga populaarne praegu noorte hulgas, vähemalt Ameerikamaal. Herr Gräzin siin valgustas meid, et neid, kes põevad stressi, neid on kohutavalt palju, nad ei saa sellega hakkama, nad ei tule toime, nad hooplevad üksteise ees, kelle stress on suurem ja nii edasi. Aga vaata need, kes ei õppinud ja ikka välja keerutasid, kes õppisid mõtlema, nende jaoks on ju stress ise edasi viiv jõud, mis paneb neid välja mõtlema. No meil on suletud ökosüsteem, siin naljalt loojaks ei saa, küll aga saab erinevaid juppe omavahel kombineerides saavutada uue ja huvitava tulemuse. No jah, seda küll, aga meil siin on loojaid küll olnud ja tekkinud, ainult et tihtipeale on see lõppenud sellega, et nad on vangi pandud.
nii et loomingul peavad ka olema mingisugused piirid, aga tegelikult õpetamine, seal on siiski sinuse tangentseid vaja, need on need mänguklotsid, mille najal sind õpetatakse mõtlema, kombineerima, tegema järeldusi kuskilt koha pealt mingist situatsioonist ja selleks, et see situatsioon kokku panna, ongi väiksel aastasel lapsukesel juba mingi mõttetu püramiidikene, mis ta paneb kokku, eks ole, natuke suuremal lapsel siis sinused ja tangentsid. Nad on harjutamiseks, see ongi õppimise harjutamine, kooli ülesanne on õpetada inimene õppima, sest tegelikult oma täiskasvanud elus ta peabki kogu aeg õppima uusi asju. Jaa, aga see ei tohi minna reflektoorseks, ta peab õppima, nägema võimalusi, mis kuhu läheb. Ta peab mõistma, just, ta peab nägema seda situatsiooni ja mõistma, kuhu see asi läheb ja miks ta läheb. Ja praegu, nagu ma aru saan, vaata siin heidetakse ette, et meie valitsuses on need, kes koolis said ainult 2. Ei, pigem vastupidi, sest nemad ei oska ju silmnähtavalt kohe näha oma tegude tagajärgi. Ja mina olen teadnud küll tundnud inimesi, kes on olnud koolis ilmselt 3 mehed, vähemalt ma nende käitumust mustri järgi võin seda oletada. Ja nad on ka suurest uudishimust läinud valitsusse, pistnud oma näpu sinna seifi vahele, eks ole, saanud natuke muljud, eks ole, ja sealt valitsusest ära tulnud. Jah, nägime ära, väga hää, aga las teised tegutsevad. Ja, see on ka mõistuse ilming. Ja muidugi, kui nüüd, vaat siin ma küsiksin sinu arvamust. Kas LSD mõtles välja see, kes oli 3 või see, kes oli 5? Oi, neid oli 2. Sest üks pani valemi kokku, eks ole, kes oli 5, see siis pani, mitte pand siltide külge ei pand, aga see paiskas asja müüki. No jah, loomulikult realiseerib see, kes oli 3, aga välja mõtleb see, kes oli 5. No võt, tont ei teab, kuidas see toimus, sellepärast, et jällegi 3 ta oleks loominguliselt just nimelt selle asja kokku panda, aga 5 see lihtsalt istus ja valas mingeid siniseid ja kollaseid vedelikke niimoodi kokku ja tekkis midagist. No jah, ja siis ta hakkas otsima, kuidas saaks kõrvale jätta need vedelikud, mida ei pea kallama, sest nii on odavam. Ja seda küll, aga ei oleks ei selle valemi kokkupanijat ega ka kuritegeliku turundusvõrgu organiseerijat ei oleks üldsegi mitte olemas, kui ei oleks tarbijat. Jah. Võt. No ma ei oskagi öelda, mis see on, aga vaata tarbija oli ju see, kes mõtles välja ja ma pigem kaldun arvama, et see on linnalegend, aga tema olla pannud sõrme sellele sardiinhappederivaadi sisse ja siis suhu ja saavutanud, et tal läks keresse, ma ei tea, 100 või enam korda suurem doos kui mõistlik. Ja ta olevat siis hakanud koju minema. Võt, siit alates ta hakkas koju minema. Aga mis nüüd juhtus? Seda kirjeldust ei ole. Jalgrattaga veel vist. Lõbus on minna, jah, no vaata, torgata näpp kaka sisse pärast suhu, eks ole, see on pooleaastase lapse refleks, nii et kõik me torkame kuskile näpu ja pärast ikka suhu. Aga mis puudutab nüüd LSD, nagu LSD ise ei ole mitte milleski süüdi, sellepärast, et juba kõrgemad ahvid, šimpansid, eks ole, juba nemad tarbivad igasugu aineid, lehti, seeni, mida iganes kõike, nii et ka üsna primitiivsed inimhõimud
võimud, eks ole, nad teavad, millised seened on hallutsinogeensed, millised lehed seal beetelpähklid annavad sulle rohkem nagu energiat, millised jällegi rahustavad, eks ole, millisest agavast saab siis väga hääd alkohoolset jooki. Kõik oli see väga ammu teada. Siin on nüüd küsimus, miks inimolend, põder, siil, nutria tahavad muuta oma seisundit? Kas see on seotud sellega, et inimese genoomist on leitud, no ma ei tea, kui pikad need jupid on, aga päris pikad jupid pidavad olema ülejäänuga võrreldes, mis on silmnähtavalt mujalt tulnud. Ja vaata, siiamaani ei ole mitte keegi esitanud tõsiteaduslikku teooriat, miks kassidele meeldib balderian, eks ole. See on esitatud, see pidi olema vastassugupoole mingisugune... Vot ma tahtsingi sinna jõuda, et igasugused ained, mis tekitavad hajus endorfiinide produktsiooni, tihtipeale nad tulevad organismi just nimelt lõhnaretseptorite kaudu ja nad ongi kas feromoonid või feromoonide asendajad või feromoonide simuleerijad. Aga samuti Chanel number 5, igasugused lõhnaõlid ja asjad ja värgid, need ongi ju feromoonide asendajad. Kuna inimese loom, ta on oma haistmise ära rikkunud igasuguste kunstlike suitsude seal ainete ja värkidega, ei ole haistmine see, mis tal võis olla 10 000 aastat tagasi. No siis selleks, et ergutada oma meeli, ta vajab mingi lõhnaõli, eks ole, ta vaatab, näed, näitsik tuleb, sealt on pool pudelit lõhnaõli endale pähe kallab. Vau, tekib kohe tunne, feromoon, õieti feromoonide simulatsioon, feromooni asendaja. Vanasti, no see oli ammu, see oli 60-ndatel oli siukese tugeva lõhnalise naisterahva kohta termin polkovniku lesk. Ja õige mees pidi haisema higi, sibula ja viina järele. No, võib-olla küll, eks see sõltub ka piirkonnas, ma usun, et näiteks Araabia maades ei klapi. Ei, seal jäi viin lihtsalt mängust välja, muud ei midagi, küüslaukul ikka. Oi jah, näed, me hakkasime peale kohaliku omavalitsuse valimistest. Näed, ja jõudsime välja sinna maale, mille järgi haisevad Araabia mehed. Jah. See on niisugune hullem kui Pauluse teekonnad. Aga no siia me välja jõudsime ja kui nüüd kella vaadata, siis on meie saatetund täis ka. Viktor, kas see ei ole nüüd valimiskampaania? Räägi midagi tervisest ka siia otsa, et Eesti rahvas pakataks jõust, ilust ja tervisest ja läheks tipa-tapa jalgsi valimisurni juurde, näitaks oma dokumendid ette ja... Vot, ma ei saa, mul tekib kohe küsimust, et miks seda valimisriistapuud nimetatakse just nimelt urniks. Võib-olla sellest, no see ei pruugi olla nüüd koolnukultusega seotud, aga... Ega mitte prügimajandusega. Vanal hallil ajal, vanas Roomas näiteks, olid urnid, millega serveeriti isegi õilsaid jooke. Ei, seda küll, aga valimised toimusid seal ikkagi niimoodi, et mustad ja valged kivikesed visati kuskile mingi kannu sisse ja pärast loeti üle. No jah. Kuna mis ta muud on, kui tänapäeva valimised, kus juures aga vahet ei ole, on paberi peal või elektroonselt, eks ole. Kivikesi võib ikka sassi ajada, sul võib varrukast neid kivikesi mitu tükki olla. Nii et teie rahvas, kuna tähendab, meil on esindusdemokraatia, eks ole, siis kord 2 aasta jooksul, kord on kohalikud, kord on riigi valimised. Sinul, hea inimene, Eesti elanik, on võimalus avaldada oma arvamust, oma poole hoida ühe või teise erakonna suhtes. Ei, vali ikkagi koha peal see peremees, kes ikkagi lehmalauda ära erastas, annab naabri naistele tööd, maksab nendele palka, tema on tubli mees.
pole vahet, mis erakonnas. Seega siis paragrahv 1 oleks meil Eesti on vaba ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus valitseb esindusdemokraatia. Vot selle mõttega mine urni juurde. Aga kui sa ei lähe, no siis kõik siis on läinud, eks ole, ja siis pole sul mingit õigustust, et pärast valimisi rusikaid vehkida ja karjuda, et näed, jälle nad tegid ära. Mis tähendab, nemad tegid ära, sina võisid teha, sa ei teinud. Aga aitäh, herr doktor Viktor Vassiljev, sa oled isegi minu suti tervemaks posinud siin oma valusa meediku vaatega. Aga tervis ei sõltu mitte arstirohtude eest, tervis sõltub sellest, kuidas inimene ise enda sees ennast tunneb. Seltskonnast suuresti ja olge tänatud kõik, kes te toetate Nõmme raadio tegevust. Olge meiega, meie oleme teiega, kuni käru pole kummuli. Andke märku, et te olete olemas, kirjutage midagi, neid on huvitav lugeda neid tähelepanekuid. Ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.